Tere! Mina olen Kellu. Minu tänane video on apelsini, ingveri ja porgandi smuutist. Selle on teinud Põltsamaa Orkla Eesti AS ehk siis Pai Plussi sarjast. Selline smuuti ja mis seal ikka? Loksutame, teeme lahti, vaatame, kuidas maitseb. Nii. Smuuti nagu smuuti ikka, midagi erilist kohe ninna ei hakka. Natuke isegi sellise nagu apelsini vitamiini lõhn tuli mulle siit. Proovime, paneme ta klaasi, siis näeb kohe, milline ta on. Voot, selline. Ilus nagu siuke püreekas apelsini mahm esialgu. Arvaks, kas pole nii? Siuke ilus kollane. See on väga hea. Teate mis? Ma kartsin, et kuna tegemist on ingveriga, sellisega siis ingver tavaliselt on ju kange ja särtsakas, ta on kärtsakas, aga see smuuti on pigem magusama poole. See hästi maheda maitsega, et sa tunned apelsini, natuke õrnat porgandit, natuke õrnat ingverit, aga ta on pigem nagu väga lihtne smuuti. Väga üllatuslik minu jaoks. Tal on selline kerge nagu järelmaitse küll, et ta natukene keele teeb selliseks ingveriseks, aga ta on nii väike. Ma kujutan ette, et kui sa ei ole üldse ingverisõber, kui sa ei ole kangete smuutide sõber, siis ma arvan, et seda võiks proovida. See on tegelikult minu jaoks hullult positiivne üllatus praegu. Aga ma korra vaatan, mis siin sees on. Ma panen korgi peale, et ei tekiks üllatust, kui ma seda hakkan keerama. Siin on lahedasti kirjas, on ju, et 2 apelsini, pool banaani, kolmandik porgandit vist või, ja siis viiendik unna. On nii või? On siia koostisesse pandud need šokolaa. Ongi kontsentreeritud apelsinimaht, banaanipüree, porgandipüree ja unnapüree ja ingveripulber. Seda on hästi vähe siin sees. 58 kilokalorit 100 grammi kohta. Ja mida siit kõige rohkem saab on 13 grammi süsivesikuid 100 grammi kohta. Nii et on ülisüke lihtne super hea jook. Tal ei ole mingi lisatud suhkrut ega säilitud ained ega maitseained ega lõhnaaineid ega värvained. Nii et selles mõttes ma sain endale uue lemmiksmuuti. Mulle tegelikult nii porgand, nii ingver kui apelsin maitsevad, nii et superluks. Seda ma arvan, eriti näiteks talvistel perioodidel, vihmaperioodidel juba hea süüa. Siin muidugi reklaamitakse ingverit ka, et ta aitab seedimisele kaasa ja tugevdab immuunsussüsteemi. Aga muidugi porgand ja apelsin teevad ka sukest head tööd, et apelsinis on näiteks C-vitamiini hästi palju, porgand on seada tuntud mahale väga hea, nii edasi kiudained on seal. Et sükene vinks-monks smuuti on siia kokku pandud. Ja selline ta siis on. Sellest toitumisest juba rääkisime, mida ta kõike sisaldab. Ja 1,79 on selle pudeli hind ja ma kaevasin vahepeal. Vaatasin, et näiteks Froshil on ka sarnane jook ja see on 2,59 ja 250 milliliitrit, see on 30 milliliitrit rohkem. Muidugi see on klaasist pudelis, see on plastikust, on ju, et võiks mõelda, et võib-olla ei raiskaks, ei roostaks loodust nii palju, aga samas see on hea lastele kaasa võtta. Kooli trenni igale poole ei pea kartma, et kui see oma koolikoti maha viskab, siis see pudel läheb näiteks lõhki või ta on raske või ta on lihtsalt natuke ohtlik nagu klaaspudel võiks olla. Nii et minu meelest superluks, tore vahva smuuti. Mulle täiega see maitseb. Minu meelest see on küll üks tore asi, kui sulle vähegi ingver meeldib ja need koostisosad, mis siin on, siis mine proovi. Ma arvan, et seda on igas suuremas poes, kus ta kohe praegu ei ole, seda on uus, siis ta kindlasti sinna tuleb. Mina sain sellise järgmist.
aga Selveri kodulehel seda kohta infot veel ei olnud, nii et tasub vaadata. See ei ole tootereklaam. Minu kanal on selline, kus mulle meeldib proovida erinevaid asju, mis poes on. Ja rikastada oma toidulaudas edasi ja üldse jälgida, et kas see, mis mulle nagu silma hakkab, on meeldib kehale ja selles mõttes, kas ta on hea ja tervislik süüa ka. Et see on minu hea uus avastus, ei ole kallis võrreldes teiste smuutidega. Kui me vaatame Froshi hinnad on siin natukene suuremad, on suuremad ka tüksed pehmete pakkide hinnad, näiteks nagu see siin, selline. Ja minu meelest väga hea mõnna smuuti. Nii et väga hea leid. Proovi järgi, kui sa soovid. Aga seniks kohtume varsti uutes toredates videotes jälle. Tšau!